tingimused, lumi sulas hommikune ära ja mängijatega saab varieeruda ja ongi, et kes peab ikkagi andma iga mäng ja siin on järele paneb ära juba. Paneb ära, siin küll olid käed ka korra seljas selles, ütleme, et selles duellis ja võitluses, et vaatame korra järgi, et kas siin on kõik maha, oli sellist hea aut ja üle peasid kohe ja nüüd ongi see sama duell, kust tegelikult ikkagi jääb kaotajaks Kollo, nii et Anier suutis oma kehaga ja ütleme, et siis võib-olla siis keha nii palju hästi ja tuharat taha suruda, et Kollo sealt lõpuks jäi sinna Anieri ja palli vahele ja Anier keeras ja kohe vajutas, nii et... Ja Kolovovi ka ei olnud seal abis. Üldse polnud paha see, mida tegi Toni Varjund. Opa, ja Sapinen saab sealt läbi, aga ei tuleb Charsu vastu, siin on võitlust kõvasti, Sapinen pikali maas ja siin on ka veel Paide mängija pikali maas ja Tohver näitab lõpuks nurga lööki hoopis. Aga Varjund keerab väga hästi. Praegu võimalus. Alamaa. Ja läheb vasakuga löögiga Charsu siit eest postist. Kohe järele ka. Talle tõmmatakse, mõeldakse erinevad vahendeid välja, kuidas seda teha ja nüüd kiire lahti mäng. Nii, nüüd Paide pehme tõste karistusalasse ja teine pall ja nüüd eemal. Oskar Viim, aga see vist ei oleks raami tabanud ja veel üks võimalusega üle jala. Oli Oskar Viimul tabas seda väga hästi seda palli, et... Kreidalt ette Senjovi suunda ja Senjov saab nüüd minna, saab sööta. Ei! Ja siin vilistati viga lõpuks siis või? Varjund. Taas kord. Alla nurkaga ei, Charsu tõri all nurgast. Alamaa sai väga hästi löögile. Pall olemas, Tovstik tuleb kaasa. Alamaa. Opa, ja jälle Charsul oli seal jälle ees nurgas olemas. Muidugi kui... Uuesti ja Varjund. Jah, müürist mööda, ette nurka. Ja kumb siis? Sohna ei kui luusti. Väga hästi löödud. Siis nüüd näete isegi sealt. Keeras ilusti. Ja Kivila nägi. Varjund jala peale pall, Padamoosi all ja taganurgas. Ja kes muu kui Rauno Sappinen ja tuli kiiresti ja just see kiire lahti mäng Kreida poolt, mida läheb Vassiljev sama taktikalise ja koosseisuga edasi ja Sappinen ühe puutega siit väga hästi muidugi. 5 värav sellel hooajal, see on 1-1. Nii, seis on 1-1 ja no ütleme, et see 1-1 vaatame, kas või kus või kuidas sobib see kumbale võistkonnale. Kreida. Nii, aga... Kalmakov, väikle hea pall ja soi kui napilt. Toni Varjund sai suunata. Paha kõrguselt läks see pall. Ja kuidas siin nüüd... Nii, Usta, Meelgard ja 2 Flora. Ja 2 Flora ja Paide, kes asus teisel minutil juhtima. Kornuse poolt nii ja nüüd oli see Kolobovi löök. Kõigepealt algas sellest, et Kollo tegi väga halva söödu tegelikult. Ja vaata nüüd see moment ja vaata jääb seisma, näitab käega, et tule vastu Andradel, aga Andradel oli Usta oli seal selja taga, ta ei saanud välja astuda. Siit ei löönud ja nüüd lööb. Jah. Et seal ütleme jah, keskkaitse, äärekaitse vaheline. Kreida otse peale ja napilt üle. Võitlust on ja pall kinni on lahti. Veel varianti. Ja Paide pink oli peaaegu püsti. No peaaegu püsti ja väljaku peale jooksmas ka, aga... Ja Sappinen ja rahulikult ja nüüd tuleb Flora päris suure lainega kontrasse. Tovstik keskelt läheb Usta, võetakse maha Vile. Võiks tulla ka isegi punase kaardi koht või. Aga kollane. No... Loomulikult nii. Nüüd arutatakse, kas läks 1-1 või mitte. Daniel Usta, no läks. Läksid jalad kokku. Jalad kokku läksid, jah. Aga noh, otseselt ta viga ei... No jah. Ütleme, et väga ruttu vaatas. Jah, Karmet, viga ega ta teha ei tahtnud, aga jalad läksid kokku ja siin ei ole midagi teha, et siit tuleb kollane kaart tühistada ja punane kaart anda, ega siin mingit muud varianti Krista Tohver ei ole, ei tee. Nii kollane maha, jah. Ja punane kaart ja nüüd siis vist on Paidega kõik täna. Noorusega seda
tempot hoida ikkagi terve selle mängu vältel ja lõppkokkuvõttes ega Paidel ei antudki sellist. Nosenjov on teinud ikkagi väga hea tagasitöö ka ja siin ei antagi rohkem aega, vaid lõpetab Kristo Tohver. Nii, ja me saame Konstantin Vassiljeviga teha esimesed kokkuvõtted. Kostja päris alguses jäite taha ja siis surusite ja lõpuks surusite ära. Et kui sa ise need 90 minutit kokku võtaksid, siis kuidas see oleks? No ma ütleks, et kindlasti jah, see esimesel poolel see kohe see eksimus kaitses. See võib olla selline ehtne näide, kui üks kogenud vend teeb noorele mängijale natuke liiga ja realiseerib kohe, et see niimoodi õppime, aga lõppkokkuvõttes, kui vaadata seda mängu täismahus, siis ma arvan, sellised suurtes mängudes nii teenitud võitu ma veel nagu ei mäleta minu meeskonna poolt, et selles suhtes mehed algusest peale seda 1-0 värava põhimõtteliselt tahtsid, üritasid ja tegid ka ja neid võimalusi oli piisavalt ja lõppkokkuvõttes vahetusmehed ka tulid ja aitasid, et täna oli üks selline mäng, mida tahaks rohkem näha. Ma arvan, et mingid asjad, mis saime enne mängu kokku lepitud, lihtsalt ei töötanud. Me ütleme ausalt, et väga hästi ei mäletagi, ega meil neid võimalusi väga palju ei olnud. Samas müts maha Flora ees. Ma arvan, et nad täna väärisid seda võitu kindlasti. Tulid suurema tahtmisega, väga palju tuhku oli neil. Olid pidevalt ohtlikult, ükskõik kas nad mängisid siis allatult või vastutult, et mis meil juhtus, ma arvan, et nüüd meil on paar päeva aega teha analüüs ja loodetavasti järgmises mängus oleme paremad.